Parim koht selliste palavate päevade mööda saatmiseks on loomulikult mererand. Värske mereõhk ja jahutav vesi aitavad kenasti kuuma päeva üle elada. Nii mõnigi võtab randa kaasa ka oma lemmiklooma. Arvatakse, et loomale tehakse head. No mis te arvaksite linnust, kui ma niimoodi rannas käiksin? Tundub üsna veider vaatepilt või mis? Loomaomanikud, nii mõnedki arvavad, et loomal on raskelt lahe rannas olla. Tegelikult see ei ole nii kuum liiv, päike ja see on kõike muud, mida loom tegelikult tahab. Loomulikult meeldib paljudele koertele ujuda ja nad kaifivad lainetes sulistamist täpselt samamoodi nagu inimesedki. Paraku on aga vees möllamine ka ainuke asi, mis neljajalgsetele rannas meele järgi on. Lemmikud ei tunne ennast suugi sedavõrd hästi, kui ennast seal runistavad ja praadivad loomaomanikud. Nende jaoks tegelikult on see üsna vaevarikas ettevõtmine. Kui ehk ainult siis teda pisukest momenti, kui siis temaga käiakse vees ujumas. Ja eriti hull on muidugi nende tumedat värvi loomade puhul, sest nemad saavad selle kuumalaaksu veel kiiremini kätte. Nii et sinna päris peesitama mina ei soovitaks. Et see väga väike moment selliste kuumade ilmadega koera või kassi jaoks võib olla ka 5-10 minutit. Paha tihti võib see asi lõppeda letaalselt, et jääbki lemmikule viimaseks kauniks suvepäevaks. Paljudes Eesti randades aga koeri vette ei lubatagi. Kohe näete ka, mille pärast. Näiteks selle musta iluduse peremehed on küll varmad kutsale roigast loopima, aga kui peni põõsastesse hädale läheb, siis keeratakse vaikselt selg. Teised astugu või sisse või heitku sinna päevitama, matsistunud koera omanikke see ei huvita. Nii mõnedki arvavad, et autos ei juhtu loomaga midagi. Jäetakse aken praokele ja minnakse ujuma ja arvatakse, et kõik on korras. Tegelikult ei ole. Hetkega on temperatuur 60-70 kraadi siin sees. Armatuur on nii tuline, et siin peal võib mune praadida. Kui te ei usu, tehke üks järgmine katse. Pange selga enda mõnusad pehmed talveriided, istuge autosse, pange aknad kinni ja vaadake, kaua vastu peate ja mis tunne võib loomal olla. Ennem seda aga tehke ära kindlasti testament. Autod on tõesti loomadele surmalõksuks. Loomaarstid on üsna palju selliste juhtumitega kokku puutunud, kus oma lemmikloom peaaegu, et autos ära grillitakse. Loomaga ollakse sageli reisil, sõidetakse maakodusse, tehakse väike metsapeatus. Unustatakse ennast sinna maasikaid ja mustikaid korjama, aknad on kinni, tullakse tagasi, leitakse, et lemmik on ka kenasti keras seal ja sinna ta jääbki. Tujud arvavad sageli, et kui aken on lahti tehtud ja veel parem veel kui mõlemalt poolt või kui see katuseluuk on lahti ja lemmik oma peanuppu sealt välja torkab, et nüüd on nagu kõik tingimused täidetud, et kuuma rabandusest oleme nüüd pääsenud. Kasu ei ole küll ei suuremal ega vähemal määral. Ehk küll ajutiselt, aga väga ohtlik. Mida aga siis teha? Suvi on juba reisimiste ja puhkuste aeg ja inimesed liiguvad palju ringi. Kas lemmikloomade pärast tuleb siis kogu lõbust ilma jääda ja peni või kassi pärast ainult kodus passida? Mõistlik oleks oma reisimarsruut läbi mõelda ja võimalusel alustada seda reisimist kas vara hommikul või hilja õhtul. Siis oleks mõistlik võtta kaasa e-pudelid ja saunalinad. Ja kui nüüd tekib olukord tõesti, et loom on seal lausa teadvuse kaotanud või ikka väga häib ja puhib, siis kallata talle vett peale ja üks väga hea ja lihtne nipp oleks, et jahutada ka neid käpapatjasid. Tihti lõppevad kuumarabandused loomade jaoks väga halvasti. Lihtsas keeles öelduna nad lihtsalt surevad maha ja asimutt. Kahtlustades oma lemmikloomal kuumarabandust, tuleb kiiresti tegutseda. Sageli sõidetakse randa, kaasas on saunalinad ja muud tarvikud. Võtta see sama, mille peal ise lebati või lebatakse. Panna see loomale peale ja kallata ta veega üle. Koerad, kassid, nendel ju higinäärmed on ainult käpapadjanditel ja nad ventileerivad ennast. Teevad suu lahti, jäävad keele välja ja sellest võib jääda ebapiisavaks. Tekib
tekib olukord, kus lemmik on ühtäkki väga unises olekus autos või korteris. Omanik ei pruugi seda isegi sageli märgata ja kui on juba seal ikkagi kujunenud välja ajuturse, siis on seda muutused võivad olla juba täiesti pöördumatud. Paljud Eesti ketikoerad elavad väga nirudes tingimustes. Isegi kui peremehed on raatsinud neile korralikult kuudid ehitada, siis pahatihti asuvad kutsad lageda peal ja päikese käes. Vangistav kett ei lase ka kuskilt mujalt varju leida ja nii mööduvadki nende päevad kõrbe kuuma trotsides. Kõvemad vennikesed jäävad elama, nõrgemad surevad. Suurt numbrit sellest ei tehta. Lemmik on ühtäkki väga unises olekus autos või korteris. Omanik ei pruugi seda isegi sageli märgata. Ja kui on juba seal ikkagi kujunenud välja ajuturse, siis on seda muutused võivad olla juba täiesti pöördumatud. Suvi on tänavu tõesti kuum. Ometigi ei tähenda see seda, et peaksime tänu palavusele hoolimatuteks muutuma. Enamasti on loomad ju otseselt või kaudselt meiega seotud ja sõltuvad just meie tegemistest või tegemata jätmistest. Nii et kuudid varju, värske vesi ette ja lemmikute autosse jätmine unustage kohe kindlasti ära.